Oijah. Tere! Joo rahvas, siin arvan, minul on Mats ja täna vaatame vanu videoid. Paremaks nad küll ei lähe, aga ma ei oska introsid teha. Esimene video on siis kooliprojekt. See on 3 aastat tagasi, pole isegi nii kaua. See on siis võileiva konkurss 2013 video, kus me pidime tegema võileiva ja sellest mingi vist oli kuni 2-minutilise video. Ja video pole isegi nii imelik, aga me ei jõudnud ära saata seda, nii et me tegime põhimõtteliselt niisama selle. Aga vaatame siis. Kas te olete tüdinenud Minecrafti mängida? Et kõrvaklapid too. Siis teil on lahendus. Kui ma olen tüdinenud Minecrafti mängima, siis ma peaks sööma võileiba. Okei. Burgerikaste. Njam! Kajud! Sereke! Juust! Purjed! Kui söök valmis saab, saab juba minna nosima. Natuke saussi pole ka paha. Miilo topeltgarantii. See on hea. Ja üks asi veel. Tabasko ei proogi keegile meeldida. Vähemalt mõnedele. Tähelepanu, tegemist on väga ohtliku asjaga. Tabasko on väga terakaste. See võib rikkuda organismi. Video sisaldab idiootsust. Peale seda videot on peejude poisid küll heas korras, aga see ei ole naljakas. Kui see kasta oleks saanud Ghost Pepper Chili Sauce, oleks kõik halvasti. Arvatavasti te mind ei kuula, aga see on ohtlik. Väga ohtlik. Ja see pidis olema nagu, et ma räägin midagi ja siis see nagu järsku nagu katkeb mingi tehnika difficulty midagi, aga jah. Tegid väga välja. Later. Okei, ma leidsin sellele nüüd 2 versiooni. Ja ma mäletan. Me saatsime õpetajale selle algse versiooni ja siis talle meeldinud see. Kohe näete miks. Ja siis me tegime selle, mis te just nägite. Nüüd see oleks läinud konkursile, aga ei läinud. Ma arvan, et auhinnaks oli niikuinii mingi Sproti võileib või midagi. Nüüd te näete põhjust, miks see algne versioon sinna ei läinud. Kui söök valmis saab, saab juba minna nosima. Oi! Kas pole isu äratav? Ja üks asi veel. Tabasko ei proogi keegile meeldida. Vähemalt mõnedele. Las ma seletan. See oli suht selle ajal, kui ma hakkasin Road to Showi vaatama, see FIFA YouTuber. Ja ta tegi seda Ghost Chili Challenge'it, kus ta nagu jõi täiega piima ja siis ta nagu kallas ennast mingi täiega sellega üle ja mida iganes. Ja siis ma olen nagu, see on väga naljakas. Ma olen seda järgi. Ja jah, sellepärast ei läinud see video konkursile. Või noh, ükski video ei läinud konkursile, aga neid. Järgmine lend tuleb 15 minuti pärast. Kes tahab kohvi? Ma ei tea, mis ajal see oli, aga ma ei taha teada. Juhutuslennu õnnetus. Okei, mida teata see teada kõigile edasi? Okei. Põka, tšikam. Põka, tšikam. Appi aidake! Kutsuge kõik helikopterid! Lennuk on maandunud ja võib põlema! Me saatsime teie juurde helikopterid. Tänan teid! Hakkame minema. Edasi. Me viime teid ära lennud. Tänud. Tänan teid. Pole tänu väärt. Kui eelmine kord mäletate, ma olin ikka jumala hea rulaga sõitmises. Näpurulaga.
kummagi pole. Nüüd siis seekord ma tegin mingi raja. Nagu kõigest, mis ma vanaema juures leidsin ja siis proovisin trikke teha, aga huvitav fakt, mu vanaema peseb seal käsi. Kui mul on tõestada, mis see oli. Teenkord mäletate, ma olin ikka päris kõvad tantsulõvi selles suhtes, et koolis kõik tuli juurde. Mattias, kuidas see käiski nüüd, et paned mingi ei siis? Tere, mina olen Mattias Aro ja nüüd ma näitan teile preigiliikutust. Või väga hästi meelde jätad, kuidas teha, saate selle selgeks. Nii. Parem kui nokatšega, aga see pole vahet. Nii. Et nagu... Oi. Niimoodi. Ja siis tagamisi. Niimoodi. Teid paned juba selle siia juurde. Niimoodi. Ei meelde? Okei. Tšau siis. Mina olen Mattias Aro. Jäi meelde? Okei, tšau, näeme. Peace out. Ja nüüd väikene jutt. Ma tahtsin kurjaga hakata YouTube'is videosid tegema. Põhimõtteliselt ma mõtlesin, et ma hakkan tegema nagu tutvustusi nagu mängudele, filmidele. Mitte millegile muule. Ma käisin just vaatamas kinos Mehed mustas 3. See on nüüd mingi 2-3 aastat tagasi. Võib-olla isegi 4, ma ei tea, ma ei oska arvutada. Ma tahtsin teha sellest siis tutvustusvideo ja ma panin selle treileri sinna. Või noh, Markus pani, sest ma ei osanud editida Movie Makeriga. Ja panime treileri sinna ja siis see sai copyrighti. Aga jah, see siis oleks olnud minu esimene video. Tervis siis, mina olen Mattias Aro, see on minu esimene video. Oleks olnud. Et mis videoid ma hakkan siis tegema, et ma hakkan tutvustama mänge, sukeseid filme ja nii edasi ja nii edasi. Aga praegu siis ma võtsin sukese filmi tutvustamiseks teile nagu Mehed mustas 3 ehk siis inglise keeles Men in Black 3, mis on siis lühendina MIB 3. Ja nüüd ma näitan siis teile treilerit. No tahtsin ei näidata, aga natuke väike probleem on selle. Mehed mustas 3 on siis filmi Mehed mustas 3. osa, mis jätkub põnevamalt või eelmised osad oli põnev. Ja et mis selles osas oli katastroof, oli see, et Tõpra Boris sai... Oi, spoiler alert! Mehed mustas 3 on päris hea film ja ma soovitan seda igale inimesele, kellel meeldib action. Et kui te saate, võite minna seda kinno vaatama, ehk siis Cinnamoni. Ja kui teil ei ole aega, siis ma soovitaks teile osta selle DVD koju, sest see on super hea film ja head aega. Ja sellel on siis veel väikene süke story juures. Et
mitte väga kaua aega tagasi, äkki eelmine suvi, kui ma ei eksi, tuli välja siuke film nagu Supiline salasilts, kus siis noh, issand jumal, kuidas ma seletan, oli kandideerimine, et kes nagu tulevad sinna peavastasele, et 4 või 5 last üle terve Eestis, sa pidid nagu saatma neile video, kus sa tutvustad ennast ja räägid ja nagu mida sa oskad ja mis on su hobid ja mida iganes. Ma ei tea, mis mu suuga ütles praegu. Siis põhimõtteliselt no tahtsin sinna väga minna, sest mulle väga meeldis näitlemine. Põhimõtteliselt see oli mingi, ma ei tea kauaseks oli aeg, mingi 2-3 kuud ja midagi. Ja siis nagu noh, isa oli kogu aeg, no teeme nüüd ära, aga ma lüksin ennast, ja järgmine nädal, ja järgmine kuu, järgmine aasta. Oi kurat, aeg on otsas. Ja siis viimasel ööl me tegime selle video, kell oli 11, siis poole video pealt ma olin nagu, isa, mind lihtsalt ei kotti. Aga no, sündise peale suht tegin ikkagi ära selle ja saatsime selle ära ja siis saatsin mulle e-maili, et väga tore poiss oled, aga me ei valinud siit. Vaatame siis seda. Tere! No. Ma olen 10-aastane ja ma käin Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 3. B-klassis. Ma olen vägagi emotsioonne poiss. Mul on päris palju toredaid sõpru. Osalesin kunagi näiteringis, kus ma sain oma pealmise näiteringi näitlemisoskuse. Ja muidu ma tegin videoisi juba aastal 2010 koos oma naabriga ja ise ja vennaga ja ehk siis 3 aastat tagasi, lõbus aeg. Ja nüüd me oleme juba YouTube'i tasemel ja selle YouTube'i kanali nimi on siin, seal. Ja sealt tuleb, siin. See oli päris hea. Kindlasti mõtled, mis mu hobideks on. Minu hobid on laulmine ja ka trummi mängimine. See oli kell 11 ja seal kõik naabrid magavad, siis ma olen nagu davai. Trummi mängimise ma osalen ka bändis. Huvijuht paneb ka hullu seal juba. Ja lõpetuseks ma tahan ka öelda, et ma sooviksin sinna väga saada ehk siis uut TV2 projekti sarja Väikeline detektiivid, sellepärast, et see on mul suur unistus ja see oleks mul päris suur au, sellepärast, et ma vaatan palju jättumuskontorit. Siis ma vaatan jättumuskontorit. Vaadake. See oli rebel. Ma olin nüüd pulki pärast üles, aga... Need olid siis need vanad videod. Loodame, et teile meeldis sama palju kui esimene osa, sest see support oli lihtsalt nii... Kuidas see sõnadesse panna? Insane. Ja ma ei tea... Kui tahad, et ma ponnitan selle mingi 3. osa välja, siis pange kommentitesse ma ei tea, hashtag vanad videod 3 ja siis äkki ma proovin midagi teha. Aga jah, seni, peace!
Thank you.